nagu ma ühes videos rääkisin, et see põld on vaja loodi saada. Seal praegult venased panevad loodi selle asja siin. Ma nüüd ei näe kuradi. No igatahes neil on see kuradi ämber on taga, vaata. Traktor sõidab, eks ole, ja edasi-tagasi 2 põkat panevad siin, algus panevad kuradi ühtepidi ja ennast panevad täispidi ja siis panevad kolmandat pidi ja neljandat pidi ja ega ma arvan, et see traktor sõitnud täpselt samamoodi, et vajutad nuppu ja siis see teeb kõik ise ära, ne? Vahivad seal traktoris lihtsalt, ma arvan. Mis neil muud teha on? Traktor nagu traktor ikka. Siin nad on juba midagi teinud. Natuke käinud edasi-tagasi. Ma olen nüüd hoopis tegema siukest asja, et noh, need sepad sõidavad sinna, oota, ma kohe sõidan talle lähedale, siis sa näed ka, milline see pill välja näeb. Igatahes siin põllal on mõned kohad, mis on liiga tummised. Siis mul on siuke pill taga, vaata, ja ma teen selle kobedaks neile. Teen natuke pehmemaks mulle, et nad saavad selle siledaks teha. Siuksed pillid on siin, käivad edasi-tagasi. Siin nad markeerisid ära ka mingi koha, kus neil oli liiga tummine see asi. Maa lõhkumine täies hooseks olen ja vaata, tässä juba teinud, vaata. Siin nad on teinud mulle väikse siukse nii-öelda kaarekese seal on ja kus peab kõik kovedaks tegema. Need pinnid, mis mul on siin, need on lihtsalt sügavale maa sisse, sest meil muidu on see, et ta läheb sügavale maa sisse ja seal on vahepeal see lõikur ka on ja siin meil mitte mingit lõikurit ega midagi ei ole, ehk siis see ongi lihtsalt selleks, et maa kobedaks teha justkui. Ja ikka, kurat, see tagaots käib vasakule paremale, eks ole, ja ehk siis siin on väga tumine see maapind. See on päris huvitav, see kuradi, see, sa saad GPS-is panna absoluutselt ükskõik, kuidas sa tahad neid jooni. Me panime praegu 22 kraadi juurde. Seletas mulle täpselt, kuidas see GPS-i värk käib siin, sest noh, ma mäletan seda, et kui mulle esimest korda öeldi siin midagi, et selle aparatuuri peal midagi teha, ma olin mingi jah, saan aru küll. Aga nüüd saan päriselt aru. Selles, et see on nagu lahe. Siin on ikka tore, et ta õpetab ja vaata, nüüd mul on see, et siin mul jääb nüüd väike sektsioon, eks ole, aga mul siin lõpeb see koht ära, siis ma seal tõmban ülesse, sõidan jälle natukene, panen alla, eks ole, normaalne. Need sepad teevad tööd siin ja siis nad jälle tegid mulle mingi ala siia, kus on liiga tumine see pinnas. Ma tulen pääle, ma teen korda ja need kuradi põkad ratastega näevad ikka siuksed nagu isopillid. Sest vaata, ma olen selle lindiga olen sõitnud, eks ole, no põhimõtteliselt sama traktor, aga lintidega on ja aga see on ikka kurat süke ja täiesti võimas. Täiesti võimas oli täitsa. Siis ma küsisin ka Põrreme käest, et mis on vahet sellel lindil ja siis rehvil. Ja ise uurisin ka veits. No väga suurt vahet ei ole. Vahe on selles, et lintidega on parem see, et on parem hardus ja ei jää kinni, eks ole, ja mudases piirkonnas on nagu lintidega parem sõita. Rehvidega on see, et kuna nagu sa paned nagu rehvi järjest üksteise kõrvale, siis sul on see, et sa saad suurema kallaku peal sõita, rehvidega. Rehvid on odavamad, rehve on lihtsam vahetada, kuluvad vähem. Ja sellepärast lintidega on see, et noh, mul on ka need lindid on ja siis ma pean
kruusateed pean pigem vältima, sest on, kui sa kruusatee peal vaata keerad, siis ta keerab niimoodi, et sul üks lint sõidab põhimõtteliselt ühe koha peale ja siis teine lint keerab rohkem, ehk siis ta kulutab rohkem seda ja lindid on kallimad. Ma ei tea, kas ma seda ütlesin juba, lindid on kallimad, aga lindid on justkui nagu paremad. Ja tegid mulle jälle siia mingi väikse alakesi siin on ja siis siin ma hakkan nüüd kraapima seda mulda. Kuna siin see pinnas, mida mina teen, on normaalselt tummine, mul need kuradi varbad kuluvad ära, siis vaatan üle igaks juhuks. Ma arvan, et ma lähen umbes nii sügavale. 20 senti. Ai, varbad on heade. Nagu näha, siis siin on, no praegult on head, aga need kohe lähevad sinna. Ma ei ole neid varbaid kunagi vahetanud ka. Siis on hallo boss. Aga praegu on norme. Mida teeb teerull? Teerull rullib teed. Väga hea nali, igatahes näevata. Teeme kuradi raipe siledaks. Me kündsime need vaod ülesen ja siis äll käib siukse asjaga, mis teeb nii-öelda tee siledaks ja nüüd mina tulen siis teerulliga peale. Kõva küll. Rull on sihukene. Diameeter 180. Umbes täpselt. Siin taga on tegelikult siuke vaata mootor ka olemas. See mootor on selle jaoks, et ta nagu väristab vaata, aga siin pole väristamist vaja. Me lihtsalt teeme natukene, silume seda ja pakime kokku, eks ole. Tuim töö on ja jälle kuridi selle vana põkaga on. Ma ise mõtlesin, et siia pannakse see teine põka, millel on kuridi raadiod ja kõik asjad, Bluetoothid, kõik asjad olemas, eks ole. Tulen siia, vaatan. Kõlarit ei ole ka kaasas. Tegelikult võib-olla ongi aeg olla ise endaga, rahulikult. Vähemalt siin saab natuke kiiremini sõita. 7 kilomeetrit tunnis. No see on hea, et selle raipega ei saa midagi juhtuda, aga ainuke asi, mis siin juhtuda saab, on see, et pinnas on liiga pehme ja palun sisse ja aja küll, sile küll. Üks sotiga sõita küll selle tee peal siin. Mina luban antud. Kõredi ei tea, palju see rull kaalub. 2 tonni ikka või? Rohkem või? See põka kaalus 7 tonni vist või? Nüüd jääb küsimus nagu see, et kas see rull on siis nii-öelda täismetall või on sees tühi või? Ongi muusikat ei ole, vaata. Siis peab mõtlema midagi. Ma olen siuke inimene, ma ei kuradi raske on mul olla lihtsalt nagu meie, oota, üksinda olla mulle meeldib. Aga niimoodi, et ma ei plaani olla üksinda ja rahus niimoodi. Siis kui ma planeerin, et ma lähen maale, ma olen üksinda, nutitelefonid, kõik, muusika, kõik kinni, davai, siis on normaalne. Siis see on planeeritud, aga see vaikus siin ei ole nagu planeeritud. Ja siin ei ole midagi teha ka, kurat. Kurat, siin ma ei saa burritot ka kuskile sooja panna ju. Traktoris tegelikult ei tohi palja jalu olla, sokkis. Suss peab jalas olema. Mina pole veel vahele jäänud. Ma teen targalt, ma kuradi näen mingi auto liigub, ma panen igaks üks sussi korraks jalgaks olen ja auto sõidab minema. Ma võtan sussi jalast ära. 3 põldu on tehtud, aga selle asjaga ongi see jama, et ma ei saa üle 10-ga sõita sellega. See kuradi raib hakkab hüppama. 10 on normaalne. 11.
farmi keskel praegult ja nüüd ma sõidan põhimõtteliselt teise poole farmi, ma arvan, tund aega või? Sõidan lihtsalt tee peal. Sest on vaja sinna minna, ne? Joome kurat Pepsi koolat ja see on ikka mürke. Ja samas on hea ka risk. Siia sõitmine ei võtnud rohkem ega vähem aega kui 50 minutit. Aga perse, kurat, mul on siuke tunne, et ma pean kurat käsitsi sõitma sinna. Siin on see, et noh, kuradi õige asi on siin, eks ole, on ja koti... Kuradi ei taha käsitsi sõita. Mul kurat... No siin mul peaks olema see list, on ju, aga ei ole. Paneme new, on ju. Ma ei viitsi käsitsi sõita. Ei no, eks ta kipub nii olema. Et vajuta lihtsalt nuppe. Ma ei tea, mida ma tegin. Aga nüüd mul on, vaata, siin need jooned on olemas. Nüüd on ja reaalselt ma ei tea, mida ma tegin. Aga jooned on olemas. No rohkem lähemale ma ikka ei lähe või lähen või? No lähme. No vaata, kui kuradi ilus sile jääb, noh. Äge raisk. Nagu sa näed, siin justkui jookseb mingi joon, eks ole, on ju. See on täitsa roheline, on ju. Ja siin on juba kurat niisugune pruun, eks ole, on ju. Point, miks niimoodi on see, et nendel farmeritel on kohustus jätta mingi sektsioon põllust putukatele. Sinna need ei tohi seda putukamürki nii-öelda panna, et putukad ka elaks, on ju. Et need veganid saaks seda putukat ka süüa, eks ole, on ju. Et nagu veganite peale ikka mõeldakse natukene. Aga see on nagu huvitav, et mulle endale tundub, et sellele pole seal pandud seda mürki ka, mis nii-öelda nagu kotonil need lehed ära kukutava. Sest siin on näha, et mõned lehed on juba kukkunud eile või üleeile või. Pandi seda mürki siia peale. Aga siin on näha, et kurat lehti on päris palju juba maas seal. Soton, sure! Sure soton! Aga see on minu jaoks nagu huvitav, et seda nad siis üles ei korjagi või? Et miks nad sinna seda lehemürki pole pannud. Siin on vaata punased, oranžikad, need lehed. Aga siin on kõik puhta roheline. Joon läheb siit. No sest see on see õige koton ja see koton on siis nii-öelda putukatele. No ta on väiksem, aga kuradi ikka võetakse see ka maha ja ega see ei jäeta süüa niisama. Ja tavaliselt nagu sügisel lähevad ju lehed. Siin läheb kevadel. Ei. Sügis on ju, ja. Sügis on meil siin. Sügisel lähevadki kuradi lehed. Noh, loll sottone. No kui me näiteks tõmbame neid kotoneid välja ka, siis ta läheb kohe nagu rämedalt õite. Ja tuleb see sotton välja, vaata. Sest muidu, kui ta siin niisama on, siis ta teeb seda hästi aeglaselt. Aga kui ta nii-öelda nagu surema hakkab, siis ta peaks, vaata, siin on üks pung, vaata, ta peaks tegelikult selle ka nüüd lahti ajama. Peaks oma urruka lahti ajama ja sealt tuleb üks see sotton välja. Ma tean ühte nilbet sottoni nalja, aga ma ei tea, kas ma julgen öelda. Kuidas sa tead, et mustanahaline naine on rase? Kui ta tampooni välja võtab, siis on kotton korjatud. Nüüd lähen küll kinni. Nüüd lähen küll kinni. Kui ma ennem ütlesin, et üks traktor oli kõige vanem, siis tegelikult see on üks veel vanem traktor. Sa arvad vana see on? See on kuradi 100 aastat vana. Aga kus see käima läheb? Näe. No see on mass äkki, või see on kapoti kinni. Ja kõik kapott võipa. No see on vist, see on mass, ma arvan.
jaa, õigus. Ei, see on see õhu see. See on see õhu see, jah. Võtt ei keera, siis kuskil on ikka mingi mass. Võt, see on massika, jah. Oppa, blööd. Nормально. Tera, ma ei tea, mis nuppe ma vajutama pean, et see liikuma hakkaks. Siin on. Hea küll. See on pille. See on äge raisk. Kurdi ämbliku võrke täis. Brum. Kurat, selle pilliga väga äge sõita. Oi, blööd! Kurat, selg on ka märge. Miks sa kurat niiski oled? Kurat, see on äge pille. Oppa, blööd! See on väga sarnane pill, nagu mul maal on. Väga äge pille. Vana sitte. See on normaalselt on kuradi ämbliku võrki, kõik on täis. Larmab ka nagu raibe. Mis see on pump? See on väga äge pille. Natuke ämbliku võrke on palju, aga no mis sa teed? Praegu on 7. käik. Julgeme 8-ga minna või? Oppa, blööd! See on täpselt see pill, et päeva 2 võib sõita. Lõbusõitu võib alati teha, aga kurat sihukese asjaga tööd teha. Oi kurja! Mida me praegu teeme, et see, mis mul seal taga on, see on pump. Meil on 1 kraav vett täis ja me peame sealt vee ära pumpama, et me saaks seal põllu ääres seda nii-öelda siledaks teha. Seal on liiga märg. Pumpama veest tühjaks. Vai kurat äge pille. Millid. Maru äkiline pill on. Nagu sa näed, siis siin on vesi. Ja kui siin on vesi, siis sealpool on niiske. Kuivab aeglaselt, eks ole, on ja. Näppa, blööd. Selle vee pumpame ära nüüd. Ja ongi kõik. Seda põldu me siis enam ei niisuta. Seda põldu me võib-olla veel niisutame. Ja ne vaata, voolab. Tuletõrjujad. Hea küll. Kalamaya cowboy. Kes veel ei tea, mis asjad need on, silod. Sinna sisse pannakse vilja. Vilja hoiustamiskoht. Ja ongi kõik. Nüüd ma pean ühe kuradi toru võtma, aga ma ei tea, kui ma viima pean selle.
nüüd olen baka peal. See peaks minema mul sügavamale, vaata eelmises videos nägid, et ei läinud väga sügavale, on ja see peaks minema sügavamale. See on jälle, Äll tegi vist paar korda tegi siin üle. Ega ma saan aru, et meil väga tööd ei ole, siis ma teen üle selle veel. Ei noh, töö on töö. Noh, kurat, hea küll. Peame kiirus ka juurde. No 5-ga hea küll. Kurat, miks Äll sealt kuradi lähemalt ei võtnud? Ma selle pilliga ei saa nii hästi, ne. Aga ma panen siis teist korda üle veel. Mul aega on. No siis on nii, Perse, ma ei tea, mis sellel põkal viga on. Istet ei saa liigutada. Olen siin nagu kuradi viieline pean istuma siin. Tegelikult see iste asend on tegelikult nagu seljale hea, aga ma tahaks kurat tahapoole tahaks küll. Meil on siis üks Äll teeb seal ühte põldu. Siis on 2 põldu veel, mida on vaja teha niimoodi. Ja siis ongi, ega tegelikult on töö otsas, no. Tegelikult on töö otsas. Lihtsalt, kurat, teeme midagi. Ei no vähemalt midagi on teha, no. Natuke teen ikka paremaks, ma usun. Tahaks loota. See pinnas ei ole kuiv. No kurat, no selle põhimõte on tegelikult see, mida ma praegu teen, on see, et kui see pealmine pinnas on nii-öelda nagu kuiv, et päike on ta nagu ära kuivatanud, et siis sa tõmbad selle alumise pinna, mis on niiske veel, tõmbad uuesti ülesse. Aga no kui sa neid rattaid vaatad, normaalselt pakib. No see asi, mida ma praegu teen, on suht, noh. Ja no, töö on töö, noh. Ma tööle ei ütle. Kui on vaja teha, siis on vaja teha. Ma näed, kui joobin see selle rehvi peale, siis ta ei võta sügavalt ka ju. Küll. Korridega see iste ajab mind küll närvina. Üles-alla läheb. Vaatasin, et kõik need kuradi ühendused, siin on need ühendused, need on ka kõik kuradi korras. Ükski juhe lahti ei ole nagu. No midagi liigu. Fuck raisk. Hallo boss. Kuule, kui sile sul see pinnas on seal juba? Millega sa peale tulla tahad? No ma tulen sellega, millega sa sõitsid. Sellega ma usun, võib hea olla. Võib hea olla või? Jah. Kuule, okei. Ma tulen, ma teen viimase runni siin ära ja ma mingi 6 korda teinud juba edasi-tagasi, et nahu. Okei. Kuhu ma edasi lähen? No, ma ei tea, sõidad kuradi 5-ga kuradi sheedi nahu. Oota, kell 3 on jälle knock-off. Ma ei tea, mulle pole keegi midagi öelnud. Tööd ei ole, siis kuradi mõtleme ise töö välja. Siit alla sõitma või? Kumba pidi ta sõidab? Ta on seal juba või? Siit alla või? No lähme siis. See tõmbab küll midagi kaasa siin. Ei ole midagi teha. Elu on selline. Midagi hullu ei ole ka. No nii. Juba küll. Vaata, kuidas ta oli siin siis niimoodi. Ma ei näe. Natuke lähemale. No käi perse. No küll. Ei ole midagi. Siin on siis pehme, jah. 16. Pehme. Oota nüüd. Kuradi liiga lähedal olen vist. No käi perse. Mida ma siin nüüd teen? Mida sa ajad? Ei no, oot. No käi perse.
Ma tapan selle Sottoni ära ju ma siit. Keera. Noh, tapan Sottoni ära või? Oh, midagi tapa. Ikka hästi ja. Kõret jälle 3-st. Knock off. No siis on nii. Rahu. Pean pettuma. Aga see, mida ma tegin, täiesti mõttetu tegelikult. No ta on praegu, sa olid täitsa alla. Ja. No ta on praegu veel nii märg. Ja. Mida ma siin praegult teen on see, et ma toon killustiku ühest otsast teise otsa, et siin tehakse tegelikult sihukest asja, et eile me tõime need torud siia, see tee tehakse siin laiemaks. Ja ongi see, et pannakse see paar toru siia sisse, eks ole, siis pakitakse selle killustikuga kinni, ja ongi hästi, aga kus siin see, aga kus see läheb? See läheb hoopis teisele poole hoopis. Siin on nii-öelda see, siin on üks kraav on ja järgmine kraav on siis, tuleb siia või? Näe, vaata, siia tuleb see toru. Siin on päris paljudes kohtades siuke asi, et kraavi alt tuleb ka toru. Siin on kraav, vaata, see toru tuleb siit, aga ongi see, et see tee on vist liiga kitsas ja tehakse natuke suuremaks see tee. Noh, sõidad selle kurid pilliga siin pool tundi edasi-tagasi ja muud ei olegi. 2 kopateed veel, hea küll või? Mina ka ei tea. Okei. Thank you. Jep. Thanks. Jep, bye. Järgmine ülesanne. Rehv katki. Mina läheb paremale vasakule. Mekaanik. Ja minä lähden paremmalle vasakule. Mina läheb paremale vasakule. Mis sa tahan? Ma ei otsad omast, on niimoodi. Hull asi, jah. Mis sa teed? Ma või? Jah. Inspekteerin olukorda. Õige. Tead, keegi tahab inspekteerima. Mitmendat korda sa keevitad, jah? No ma ikka olen teinud kutseka. Võib-olla ma poleks tead mainima. No pane. Sa oled neid TikToki videosi vaadanud, kuidas seal käib tegelikult, või? Noh, hea küll, või? Materjali pole ka kuhu peale lasta. Materjali. Muidu oleks lebo, aga... Sarraista. Hea küll, või? Ma ei oska öelda midagi selle keevitamise kohta. Ma pole elus kunagi keevitanud. Kuskil on ilgelt kiire, aga ei tea kuhu, jah. No aga mis me siin õues ikka passime? Lähme parem tuppa. Mul on küll tohutult kiire kusagile, aga hea küll. Jälle, millise sina tegid? Tule näita, millise sina tegid. See on Ladla keevitusi, või? Keegi koleda. See on päris junn, või? Kesab.
ja no kui sinu mehe jõud seda kuradi katki ei tee, siis mul vaevalt teeb. Ei, on korras. Kvaliteedi. Söödur kõhkar kvaliteet. Võiks olele. Esimest korda. Simmo. Meil tuli siin paar päeva tuli normaalselt vihma, vaata. No siin, no see vesi ei peaks siin olema, eks ole, on ju. Siin on ka see, et kui vihma tuleb, on ju, kuna siin see pinnas on selline, no, pigem tükke semisavi, eks ole, on ju. Siis kui siin vihma tuleb, siis see vesi ei lähe kuskile, siis ta ju ootabki seda päikest, on ju, et see vesi nagu ära aurustuks. Sellega on muidugi see asi ka, et ma ei tea, kas väga paljud nagu räägivad, et kui siin nagu farmis sul vihma sajab, meil oli 4 päeva, olime niisama, mitte midagi polnud teha, sellepärast, et maa oli märg, eks ole, ja ei saagi mingit tööd teha, et siin nagu see farmis on see, et muidu on kõik hästi tore ja ilus, on ja, aga kui vihma sajab, no siis ongi perses. Ja kuna meil on veel eriti see, et meil ongi vähe tööd siin, on ja, siis kui vihma ka veel sajab, on ja, eriti vist aukas. Kuna siin oli see jõhker vihm, on ja see tähendab seda, et maa läheb ilgelt pehmeks, siis meil on üks pagi on kinni. Üritasime autoga välja tõmmata, autoga ei saanud. Nüüd läheme kuradi loaderiga, tõstame raipe välja. Välja, sa hüppad, mida ma praegu teen, on see, et noh, kuna siin sadas maru palju vihma, eks ole, on ja roosel lärmab. Vist, kui ma õigesti aru sain, siis kõik farmerid saavad tasuta vett natuke, sest noh, siin igal pool sadas hästi palju vihma, on ja siis nüüd pumbataksegi need, noh, see tiik pumbatakse täis, ma ei tea, kas teised Stroomi või seda Harkujärve vist ei tehta. Stroomirand pannakse täis, on ja siis ongi see, et siin on see suur potsik, on ja no see ongi selle pumba nii-öelda pumbapaak. Ja siis väikse paagiga paned suure paagi täis ja tee on päris pehme. Ma muidugi sõidan nende kõrgete teede peale, on ja seal nii pehme ei ole, aga hirmus ikka. See raibe sinna läheb 2000 liitrit vist läks seda diislit. Ehk siis 2 tonni kaalub see käru ja siis see käru omakorda veel, ütleme 2500. Liiga kerge käru ei ole, eks ole, nii. Välja jätku aeglaselt. Üks paak on täis, või noh, üks paak on tühi. Võtame teise paagi ka nüüd siis. Nelik on sees, nelik on sees. No nüüd tühja kuradi kärruga on normaalne, aga see veits on hirmus ka. Teine käik. Nüüd on nagu Miška sõidab. 2 tonni täis on see kuradi diislit, siis liiga hästi nagu ei liikunud. Siin on see, et praegu saab ainult nendel kuradi kiirustada, ei ole vaja kiirustada. Praegu ongi, kui me sõidame, siis me sõidame nendel kõrgematel teedel, sest noh, loogiline, eks ole, on ju. Kõrgemalt vesi, on ju.
kuivab, onju. aga vaata, kurat, Sottonit. vaata, tässä juba valge. Lehed on juba peaaegu ära kukkunud, eks ole, onju. Küsisin ka, et kui see vihm nüüd tuli, et hea või halb, vaata, mis värk on, onju. Sest no ma ei tea, mind huvitab siuke asi. Ja siis ta ütles, et noh, Sottonile liiga hea ei ole, onju. Pigem on halb. Aga siin on ka need, siin on nagu teised põllud ka, vaata, kus Cotton ei ole peal. Ja siis nii-öelda see winterkropp on ja talvevili, kõik, mis on see vili ja ma ei tea, mis nad panevad sinna, nisu ja kõike seda muud. Seda saab ka nüüd panna. Enne me vist nad poleks väga pannud seda, sest nagu nii kuiv oli. Aga kuna see vihm nüüd tuli siin on ja oli selline vihm, mis nii-öelda põhimõtteliselt ma arvan, mingi 20 tundi järjest tuli sükest väikest sabinat. Ja siis sellega nii-öelda läks nagu see vesi nagu sinna maa sisse ka, eks ole, ja oleks tulnud tunni aega seal rõuhti, siis oleks nagu ikka jama olnud. Aga nüüd läks nagu, tuli pikemalt, siis see vesi läks sinna maa sisse ja siis nüüd on need teised põllud ka kõik siuksed niisked ja viljakamad. Nad saavad panna seda talveseemet ka maha. Ja. Võib-olla. Küll. Kurat, siin on see teema, vaata. Eestis on rool seal, onju. Ma olen harjunud sellega, et kui ma hakkan taha vaatama üle parema õla, onju, aga siin kurat üle vasaku vaatama. Siiamaani kurat kipun valele poole vaatama.